Oletame, et su rahamasin töötab juba täie hooga. Ma peaks rahamasin endale ostma siis. Hei! Alo siin, kuidas läheb? Mul tuli super idee. Ma avan Alo investeerimiskooli. Tere tulemast esimesse klassi. Istu, hakkame tunniga pihta. Esimeses tunnis me õpime, kuidas teha õigeid otsuseid ja kuidas kaitsta oma investeeringuid. Oletame, et sa oled otsustanud investeerida uue auto ostu. Väga tore, väga tervitan, väga mõistlik otsus. Esimese asjana sa lähed internetti, sa vaatad, palju maksavad kõik uued autod ja sa avastad, et uued autod maksavad nii palju. Šokk. Sa avastad, et uued autod võivad maksta kuni 130 000 eurot ja sul ei ole nii palju raha, sest sinul siin on raha 23 000 eurot. Mis mõtted siis pähe tekivad? Ma hakkan vaatama kasutatud autosid, aga see võib olla lõks, sest seal võivad olla varjatud vead, sa ei saa kontrollida auto ajalugu, seal võivad olla lömmid, mõlgid, see auto võib vajada musta tossu tagant välja. Seega sinu näiline kokkuhoid ei ole tegelik kokkuhoid. Aga mida sa peaksid tegema? Sa peaksid minema škoda.ee lehele, vaatama, mis on seal uute autode hinnad ja sa avastad, alla 20 000 saab täiesti uue auto. Seal on olemas Fabia, 16 070 eurot, sul on võimalus võtta Scala, 18 600 eurot, sul on võimalus võtta Kamiq, 19 530 eurot ja palun väga, sul jääb raha üle, et minna perega kohe kuhugi soojama reisile. Ja siin uus auto on ökonoomne, ta on stiilne, ta on turvaline, ta on korralik, seal uues autos on uue auto lõhn, seal on uue auto istmed, seal on puhas, seal on mõnus ja lisaks, kui peaks midagi juhtuma, sul oleme meie, sest uue autoga käib kaasas ka garantii ja meil on olemas väga head liisingu ning kindlustuspartnerid. Seega, nii on sinu investeering kaitstud, meie esimene õppetund on läbi, sul piisab ainult liisingu sissemaksest, tule, vali uus auto välja ja mine seiklema. Škoda.